Teeme läbi Canvast visiitkaardi tellimise. Selleks, kui kujundus on valmis, sul on muudetud sisu, oled kohandanud värve, klõpsa Print with Canva nuppu. Canva suureks eeliseks lisaks sellele, et sa saad kohe näha, millised paberid on valikus ning viimistlemise vahendid. Olemas on ka garantii ja tasuta saatmine on see, et sisse on ehitatud softproofing ehk siis trükieelne kontroll, mis on AI põhine ja saad automaatselt erinevad vead ka ära parandada. Kõigepealt valime, ennem kui me midagi valime, me saame vaadata ka pöörlevana seda visiitkaarti. Erinevad sellised näidised, kuidas visiitkaart hakkab välja nägema siis reaalelu tingimustes. Valida tuleb esi- ja tagakaas. Kui sul on kujunduses rohkem erinevaid variante, siis ole tähelepanelik, et sa valid õige esipoole ja tagapoole. Valikutes, paberivalikutes on standardne, siin on ka paberi kaal olemas. Premium paberi hulgas on ka paksemaid pabereid. Seejärel viimistlus, mattviimistlus, läikiviimistlus või katmata paber siis, ehk viimistlus puudub. Kogustes miinimumkogus on 50 visiitkaarti ja kui ma ei eksi, ka Eestist visiitkaarte tellides ei ole mõistlik väiksemat kogust kui 50 kaarti üldse tellida. Summa tuleks vist väiksemate koguste puhul sama. Aga võin eksida, see on selline kogus, millega sa võiksid arvestada. 50 ja 100 vahel ei ole suurt vahet. Mida suurem kogus, seda väiksem on tüki hind. 150 visiitkaarti 18 eurosendi eest ei ole üldse palju, 217 eest ja kõige väiksem hind on siis 12 senti visiitkaart ning hinnas sees on saatmine ka, et Eestis seda enamasti ei ole. Nüüd järgmine etapp on klõpsata Continue nuppu. Siin ta nägi 2 viga, sellest veast ma rääkisin ka. Nii, ma ei tea, mis see teine viga on, vaatame. Mõlemad on siis see, et ei ole üle ääre need elemendid. Selle varju puhul ei ole tegelikult üldse see lõikejoonest üleminek oluline, lihtsalt see elemendi läbipaistev osa läheb mõtteliselt üle lõikejoone, aga selle me võime siit maha võtta ja kasutada automaatselt veaparandust. Ja et selle näite puhul ma unustasin ka ära, et kõik need värvilised alad tuleb üle lõikejoone nihutada. Nii et selles suhtes on Canvast tellimine lollikindlam. Ja võid alla laadida PDF-ina, et teha siis trükifaili ülevaade. Näeme, et on olemas ilusti lõikejooned. Küll teeb muret see, et ma ei näe selle näite puhul seda, et see värvi osa läheks üle lõikejoone ja need elemendid nii et see on selline huvitav osa, kas ta nüüd on olemas või mitte. Seda sa saad protsessi igaks juhuks uuesti korrata, et oleks kindlasti see fail õige. Samas ei lähe sul seda faili vaja, tellimine on läbi Canva.
Et teeme korra protsessi uuesti. Vaatame, kas ta nüüd on kohandanud. Nii. Me võime teha selle ka, et ta kohandab selle varju ära. Läheme alla. Ja seda faili üldiselt trükikojasse saatmiseks ei kasutaks, kuid tasub usaldada Canvat. Hetkel on trükifail nii, nagu me siin näeme, korrektne. Ja seejärel on siis ostukorvi lisamine. Kogus ning viimase sammuna siis checkout, mida me hetkel ei tee. Siit saab ka ära kustutada. Saad protsessi läbi teha.